Eesti esimene metsaterapeut, et me kohtusime, ma arvan, mingi kuu tagasi või 2 kuu vist. Ja jõudsime ühisele järeldusele, et Kuressaare haigla võiks toetada metsateraapiat. Ning meil on olnud loengusari Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga, mis kahjuks siis seoses koroonaviirusega peatus märtsikuus. Ja täna on siis esimene loeng peale sellist pikka pausi. Nii et me jätkame senikaua kuni võimalik uuesti siis Saarega Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga. Ning täna räägime metsateraapiast, miks ta oluline on ja kas seda on üldse vaja, mina isiklikult usun, et on vaja ja kellele ta võiks vaja minna. Et siis selline edasine info tuleb, ma arvan, meie siis veebilehele, mis puudutab haiglat kas siis välisveebi või sotsiaalmeediasse. Ja ma loodan, et metsateraapia ikkagi saab nii-öelda tuule tiibadesse ja hakkab toimuma regulaarselt Saaremaal. Et eks ikka algus võtab mingi oma aja, seda ma usun. Aga ma usun, et me peame ka tagasi pöörduma nii-öelda oma juurte juurde. Et üks on see, mis on nõnda nimetatud traditsiooniline meditsiin ehk tabletimeditsiin. Ja teine on, mis siis on, ütleme, selline arsti kunst laiemalt, et mida see veel lisaks sisaldab tabletimeditsiinile. Nii et täna on meil väga hea võimalus kuulata metsateraapiat ja Eesti esimene metsaterapeut, et Eestis rohkem ei olegi neid praegu hetkel. Egle Peek siis meile räägib, mis see metsateraapia on ja kellele või miks ta siis hea on. Aitäh! Aitäh selle sissejuhatuse eest ja suur tänu teile kõigile, kes te olete siia täna tulnud. Ma olen väga tänulik selle eest. Võite ise endale ka aitäh öelda, et võtsite selle aja ja nüüd ma võtan siis need märkmed endal kätte, et saaks kõik vajalik, mis ma soovin siin ära öelda. Ma ütlen veel seda, et kui kellelgi on küsimusi, siis ma oleksin väga tänulik, kui te saate need esitada siis lõpus. Et saate üles kirjutada telefoni või siis paberi peale ja kui vähegi võimalik, siis ma palun seda ka, et telefonid paneksite hääletuks, aga kui keegi ootab mõnda tähtsat kõne, et siis saate ise jälgida ja siis minna välja rääkima. Ja see ülesehitus on siis selline, et ma räägin mõne sõnaga iseendast, kuidas ma jõudsin selleni, kus ma seda õppisin, miks see meile siis vajalik on, sellistest metsateraapia või loodusteraapia eesmärkidest ja kui seda siis piisavalt palju ja järjepidevalt teha, et mis see siis meie inimestega siis lõpuks teha võib. Ja siis vaatame, et kui on küsimusi, siis saab pärast lõpus küsida. Et ütlen siis uuesti, et minu nimi on Egle. Egle on läti keeles kuusk. Kuusepuu on minu nimi. Ma olen sündinud ja kasvanud siinsamas Saaremaal Kuressaares ja nüüdseks juba tegelikult pool elu siis olen elanud mandril. Olen elanud ka Rootsis, õppinud seal, töötanud küll ühe teise erialaga seoses ja nüüd siis ringiga olen jõudnud elama Lahemaa rahvuspargi territooriumile, et täitsa sellisesse, mitte päris metsa sisse, aga metsale väga-väga lähedale. Ja siis, mis on võib-olla natukene, ma ei saa öelda, et naljakas, aga minu selline metsaarmastus ei ole sugugi kestnud nüüd kogu elu. Et ma arvan, et see on kuskil 4-5 aastat, kui ma kohtusin oma elukaaslasega, kes käis tihti metsas ja retkedel ja matkal ja siis ta hakkas mind ka kaasa võtma ja sellepärast, et mina kasvasin üles niimoodi, et ma tegelikult kartsin metsa. Ja nooruses nähtud Nukitsemehe film ka kuidagi nagu ei toetanud seda, et metsas on selline mõnus ja hea olla. Ja eesti keeles on ju ka sellised sõnad metsik ja metslane ja mine sa ka metsa oma jutuga, et ei loo sellist väga sellist positiivset või sellist kuidagi nagu head tunnet siis. Aga mul on väga hea meel, et ma leidsin selle suure armastuse enda elus. Küll aga on mul
armastus puude vastu juba päris pisikesest peale olnud. Kui ma üles kasvasin, siis mu hoovis oli selline hobukastanipuu ja ta oli selline hästi suur ja võimas ja seal rippus, ma nüüd ei mäleta, kas seal oli kiik või selline köis, aga igatahes seal ma sain siis ükskõik, ütleme siis kiikuda ja siis sellel hobukastanil oli selline avaus, sinna ma sain igasuguseid asju peita ja siis tal olid sellised hästi suured oksad ja ma mäletan seda, et ma mingil hetkel mõtlesin, et huvitav, et kui ma ta otsa ronin, et kas tal on valus ka. Ja siis, ma olin laps ja ma kindlasti ei olnud teadlik, et mida ma siis mõtlen, aga ühel hetkel ma kuidagi hakkasin teda võtma sellise, et ta pakkus turvatunnet, et ta oli selline suur ja nagu täiskasvanu, et lastel on ju täiskasvanud need, kes pakuvad turvatunnet ja minule sellel hetkel peale oma vanemate, siis pakkus see puu sellist turvatunnet ja siis nüüd, kui ma olen lugenud Valdur Mikite raamatuid, siis Valdur Mikite räägib hästi palju animismist ja nüüd siis ma mõtlesin iseenda jaoks, et juba sellel ajal siis minu esimesed kokkupuuted animismiga olid siis, kui ma siis pidasin seda suurt hobukastanit oma suureks sõbraks, kelle varju minna ja mäletan, et kui vend mind kiusas, siis jooksin selle hobukastani juurde. Et selline lugu ja kuidas ma siis sattusin selle metsateraapia või siis seda võib ka nimetada siis loodusteraapia peale. Et selline hästi lihtne lugu, et ootasin sõbranna hilines, läksin raamatupoodi ja märkasin seal sellist raamatut, Shinrin-yoku. Ostsin selle, lugesin läbi ja kõik oli minu jaoks kuidagi hästi arusaadav ja lihtne ja siis hakkasin otsima lisamaterjali selle kohta ja ega väga suurt midagi ei olnudki eesti keeles. Ja siis mõtlesingi, et jääbki selliseks mõnusaks lugemiskogemuseks ja siis sattusin mõne aja pärast uuesti raamatupoodi ja siis seal oli juba selline raamat Metsakümblus. Lugesin ka selle läbi ja siin olid juba siis sellised konkreetsed juhised, et mis kodulehte külastada, kus rohkem informatsiooni saada ja et kui keegi soovib õppida metsateraapia giidiks, et mida siis tegema peab. Võtsin südame rindu, kandideerisin. Seal oli vaja kirjutada essee ja siis vastata mingitele küsimustele ja umbes 6 aja pärast tuli siis vastus, et olen vastu võetud. Pärast tuli välja, et peaaegu vist ikkagi kõik võetakse vastu, aga sellest ei ole midagi. Ja seal oli eeldus, et kas sa siis oled terapeut või psühholoog või keegi või retkejuht ja mina selle ajal õppisin Luua metsanduskoolis matkajuhiks. Nii et mingisugused eeldused siis ikkagi pidid olema ja need olid täidetud. Ja ainsana mulle sobis siis Uus-Meremaa, et nad korraldavad neid treeninguid üle terve maailma ja minule sobis ajaliselt Uus-Meremaa ja siis umbes 3 kuu pärast ma siis olingi Uus-Meremaal. Ja enda meelest ma läksin siin õppima ametit, aga tegelikult ma sain sealt väga palju rohkem, et meile tehti, mida tehti võib-olla on selline vale sõna, aga selline vaimne taaskäivitus, restart, et kuidas muidu me saaks siis giididena ise anda edasi midagi, kui kuidagi nagu see, kui me ise ei ole siis päris paigas. Ja see oli selline emotsionaalselt hästi intensiivne ja minu jaoks siis ikkagi elu muutev. Ja siis umbes aasta pärast sain tunnistuse ja nüüd ma siis vaikselt siin proovin ka tänu Kuressaare haiglale kuidagi seda siin propageerida ja viljeleda. Et selline lugu ja nüüd räägin siis mõne sõna ajaloost, et kus see siis tegelikult üldse algus on saanud. Et esimene daatum on 1982, mis on ka minu sünniaasta, kus Jaapanis siis üks metsaameti direktor soovis siis mõelda midagi, mis loodusest üha enam kaugenevaid inimesi taas metsa tooks. Ja siis ta mõtleski välja sellise asja nagu metsakümblus, nii et Jaapanist on, et see algas siis tegelikult metsakümblusega, et inimene lihtsalt tuleb ja jalutab seal
sellises suures võimsas metsas ja sellel ajal siis ta rahuneb, ehk siis ta saab veeta siis oma vaba aega teistmoodi või uuel viisil siis, mitte teistmoodi. Ja siis mingid aastad läksid mööda ja 90-ndal siis üks ülikooli professor hakkas tegema siis esimesi selliseid teaduslikke eksperimente, et kuidas siis metsateraapia või siis metsakümblus siis mõjub inimese psüühikale. Ja siis läks veel aastaid mööda, kuskil 10 aastat, kui ta siis esimest korda julges hakata metsakümblust nimetada metsateraapiaks, ehk siis ta oli teinud juba selleks ajaks piisavalt palju uuringuid, et tõestada, et sellel on, et metsas viibimisel siis on inimesele tervendav mõju ja siis alates siis sellest ajast on see jaapanlaste metsakümblus läks siis üle metsateraapiaks. Ja siis siin 2012 aastal umbes üks Ameerika mees tegi siis sellest omakorda, lõi siis oma nägemuse ja hakkas õpetama siis metsateraapia giide, ehk siis neid, kellena mina siin täna olen. Et päris põnev, et miski asi, mis on jõudnud täna Kuressaarde, on saanud alguse Jaapanist, ära käinud Ameerikas, siis Uus-Meremaal ja nüüd on siin Kuressaares. Ja see on siis üle 30 aasta on see siis aega võtnud kõik. Ja tõesti, et tänaseks päevaks on tehtud neid teaduslikke uuringuid, ma arvan, et 100 isegi. Et mis siis aitavad siis meil mõista, et kuidas looduses viibimine meile head teeb. Siis mida ta siis tegelikult teeb nendes erinevates raamatutes, nendes 2 raamatus ja siis erinevates artiklites, mida ka internetis leiab, et seal on natukene erinevat informatsiooni, aga on siis asju, mis on alati samad. Et esimene asi on selline ühise nimetaja all on siis vaimne tervis. Et depressioon, ärevushäired, aktiivsus, tähelepanuhäire, alkoholisõltuvuse häire, muud sõltuvushäired, siis vererõhuprobleemid, kellel on väga kõrge või madal, kuna loodus on selline, või see loodusteraapia on siis inimesega kohandub. Ehk siis, kellel on väga kõrge vererõhk, siis mingi aeg metsas viibides või sellega tegeledes, siis vererõhk läheb alla ja siis jälle vastupidi. Siis igasugune operatsioonidest taastumine, lõikustest taastumine, siis migreen ja tegelikult see nimistu on veel jätkub, on üpriski pikk, et ta üldjoontes, et ta tugevdab ka siis immuunsussüsteemi meil ja toimib siis sellise ennetava ravina, et mina olen läinud või ma olen enda jaoks nagu võtnud siis kõige suurema luubi alla selle vaimse tervise just. Ja et kui veel küsida, et mis ta siis täpselt on, et ja hästi selline lühike vastuse on, et teadlik metsas viibimine ja teadlik aja mahavõtmine, et paljud ütlevad, aga ma käin ju iga päev metsas, aga kui seda teha nii, et sul on telefon või sa oled oma sõbraga või kaaslasega ja ikka lobised ja siis pildistad seal ühte seent ja puud ja nii edasi, et siis ei ole sama. Et see selline oluline sõna, mis ongi see teadlik metsas viibimine, et siin ja praegu. Sellepärast, et meie kehadel on selline loomulik võime siis kohanduda metsaga, et me tegelikult ju oleme evolutsiooniliselt elanud 99,9% metsakeskkonnas. Et alles ju esimese tööstusrevolutsiooniga kui hakkas toimuma linnastumine, siis see protsent võib olla siis 1%, kus me tegelikult oleme elanud linnas. Nii et tegelikult meie kehad on ju kohandunud eluga metsas või eluga siis looduses. Ja kui me seda ise kuidagi ei mäleta, siis tegelikult ju meie kehad mäletavad.
ja nüüd ma siis räägin, et mida siis või noh, need on sellised kas eesmärgid ja väärtused, et mida siis metsateraapia, loodusteraapia edasi annab ja mida ta siis teeb, et kui seda järjepidevalt niimoodi teha ja harrastada, et ja miks ta siis on hea ka ja mida siis ja siis mõned punktid, mis on olulised siis minule kui giidile, mida siis teie peaksite teadma, ühesõnaga. Et esimene asi on see, et ta on kättesaadav kõigile inimestele. Ja miks ma vahepeal olen öelnud ka loodusteraapia, et seda retke siis, seda saab teha ka pargis, seda saab teha mere ääres, seda saab teha ka tubastes tingimustes, et Ameerikas on päris paljudes haiglates on niimoodi, et need patsiendid, kes taastuvad näiteks operatsioonist, et need viiakse siis haigla sellele poolele, kui on olemas, kus saab vaadata rohelusse, või siis need patsiendid, kes peavad olema voodis, kes on voodihaiged, nendele viiakse siis erinevaid, ükskõik, kas need on siis ooksad või käbid või liiv või vesi, et seal ei ole piire, et seda saab teha, see sihtgrupp on tõesti väikesest lapsest, et kui tal on jalad all, kuni kõrge eani välja ja see keskkond, kus seda teha saab, ongi, et kui mina Uus-Meremaal olin, siis meie tegime neid retki, tegime ookeani ääres, tegime linnapargis, tegime väga metsikus metsas, džunglis, metsas ikka. Et see on üks asi, mis on oluline teada, et kuigi selle nimetus on metsateraapia, et siis ei tasu siis mõelda, et nüüd peab olema mets ja mul on mets, ma ei tea, mitme kilomeetri kaugusel, et ma ei saa seda teha, et näiteks mina ise olen ka teinud Tallinnas täiesti seal, kes teab, seal Stroomi linnapargis ja see, et seal teised inimesed ümberringi käivad, et see ei oma üldse tähtsust. Siis mida veel see aitab siis saavutada, on südamest kuulamine ja see kõigepealt siis saab alguse sellest, et me peame kuulama iseenda südant. Et mina usun sellesse, et kõik inimeste vahelised probleemid saavad alguse kommunikatsioonist, et teineteisega ei räägita ja teineteist ei kuulata. Et selle retke üks osa on ka siis jagamine ja igal ühel, kes soovib rääkida, kasutan sellist jutupulka siis või see võib olla käbi või oks või mis iganes ja see, kelle käes see on, see siis räägib. Ja teised kuulavad ja mingit vahele rääkimist ei toimu. Ja ma tean, et juba ka Eestis on mõned organisatsioonid, kes näiteks koosolekutel kasutavad seda taktikat, et vältida siis seda üleliigset stressi, mis võib siis tekkida sellest, et inimesed hakkavad teineteisele sisse rääkima ja siis see tavaliselt eskaleerub ühesõnaga, et selline südamest kuulamine, et see on väga vajalik oskus tänapäeval ära kuulata siis oma partner või oma kolleeg ja seda see metsateraapia harrastamine siis teeb. Siis on järgmine asi on, et mida võib siis öelda, et sügav austus erinevate kogemuste üle, et metsas ka, et ükskõik, et kas ma siis saan sellelt retkelt midagi või ma ei saa või päriselus ka, et kas nüüd ma vihastasin või nüüd ma olin üleliia rõõmus, et ükskõik mis see on, et kõik kogemused on okeid ja kõik on teretulnud ka meie endi ellu, et ei tasu nagu kuidagi iseendaga halvasti siis rääkida, kui tulevad mingisugused sellised negatiivsed, kas ma ei tea, emotsioonid või mõtted või mis iganes, et on okei tunda kõiki tundeid ja seda see oma või inimesele siis naturaalses või sellises mõnusas keskkonnas viibimine annab, et sellise hea tunde tegelikult, et
mida siis saab ka koju kaasa võtta, et kõik, mida me tunneme, et kõik on okei. Siis järgmine asi, et kogu oma potentsiaali kasutamine inimestena, et igal ühel meist on mingisugune elu eesmärk ja tihti see kuidagi selles, eriti veel tänapäeva maailmas, see on kuidagi võib-olla läinud kaotsi, aga mida rohkem me veedame siis teadlikult aega, seda rohkem meile saab siis selgeks, et mida me siis tegelikult kas tahame teha või kes me inimestena oleme. Et kui me veedame enamus aja või suurem osa päevast oma telefonis, arvutis ja me ei veeda piisavalt aega iseendaga üksi olles, siis lähebki kaduma, siis ühesõnaga siis lähebki untsu. Siis järgmine asi on, et see nurkade, ma kirjutasin oma nurkade uurimine, see sõna nurk on võib-olla natukene kehva, aga oma siis ma toon näite siis, et oleks arusaadavam, et kui näiteks inimesena keegi tahab kogu aeg sõna võtta, tahab kogu aeg kas juhtida, siis metsas selle retke ajal seda teha ei saa. Sa pead siis kohanduma näiteks ka selle grupiga või ka selle metsarütmiga, et teadlik olemine oma sellisest nurgelisusest ja selle olemasolust, et kuidas siis neid, kui ka inimesed saavad kokku ja kui see armumise periood läheb üle, siis algab ju teineteisel selline nurkade lihvimine, ja kui seda jälle nagu teadlikult teada, et mis on minu nii-öelda see asi, millega ma tahaksin tööd teha, et siis jälle selline looduskeskkond aitab meil seda paremini saavutada. Ja siis nagu juba ka Edward rääkis, et oma esivanemate austamine, et kunagi ju 200 aastat tagasi oli täiesti mõeldamatu, et inimesed saavad kuidagi ilma metsa või ilma puudeta hakkama, et kogu inimlik eksistents ju toimus või oli siis seotud puudega, et sellest saadi peavarju ja tarbeesemeid ja väga palju tööriistu tehti puust ja siis metsas käidi seenel ja marjul ja nii edasi, ja see kasvatas seda austust siis selle metsa vastu ja seda ja näiteks, et kas või ravimtaimed, et ei olnud sellel ajal ju paratsetamooli, ei olnud ju. Ja ibumetiin ja kõiki neid ravimeid, et kõik tegelikult ju tuli metsast, et just see, et mida nagu õppida siis oma esivanematelt, et mida meie saame õpetada oma lastele, et kui mina kasvasin ka üles niimoodi, et kui midagi läks kuskilt untsu, siis paningi teelehe peale ja mitte midagi ei olnud viga, et selle punktiga ma mõtlesin seda, et kuidas siis neid traditsioone, mis meil on tegelikult, mis on meid aastasadu saatnud, et kuidas siis neid elus hoida ja näiteks, et Saaremaal on kindlasti ka palju laatasid, et laatadelt osta pigem siis äkki kellegi tehtud neid puulusikaid, kui minna ja osta siis neid plastmassist asju ja need kestavad palju kauem, need puust tehtud asjad. Et jah, et puud siis vormisid meie esivanemate maailmatunnetust ja olid suureks sõbraks. Ja siis võib-olla selline huvitav fakt, et siis sõna puu on uurali keeltes on üks ja sama, et eesti keeles on puu ja ungari keeles on puu, et see selline kõige ürgsem sõna ja kui 19. sajandil oli perekonnanimede panemine, siis mis kõige populaarsemad nimed olid loomulikult puunimed ju. Ja siis järgmine asi on selline alandlikkus, mida me võib-olla siis peaksime ka võib-olla natukene rohkem õppima, et inimestel on palju sellist egost tingitud soovi, et alati saada nagu oma õigus ja et kellegi sõna jääb peale, aga palju rohkem võib-olla võiks olla nagu jah, siis sellist alandlikkust, mida ka minu meelest looduses viibimine siis annab, et vahel on okei tunnistada, et mul ei ole õigus või ma tahaksin sellest asjast palju rohkem teada ja
siis miks mulle metsateraapia ja see loodusteraapia väga meeldib, on see, et selle retke käigus, et kõik, mis ma siis välja pakun, et kõik on kutsed ja ettepanekud, et ei ole nii, et noh, näiteks mingisugusel koolitusel, et nüüd koguneme kõik ringi ja hakkame kõik tegema ühte, teist ja kolmandat asja, et kõik on vabatahtlik, et see retk, ma pärast räägin, kuidas see välja näeb, koosnebki siis erinevatest kutsetest ja kui keegi tunneb osaleja, et ma ei taha seda teha, et või mul on kuidagi ebamugav, siis seda ei pea tegema. Kui keegi soovib lahkuda, siis see on okei. Ja mida see siis meile õpetab päriselus, et on okei öelda ei. Et kui ma ise olen väsinud, siis ma ei pea minema selle sõbra sünnipäevale või kui ma ise olen unine, siis ma ei pea seal minema naabri, ma ei tea, koera pissitama, mis iganes. Et see õpetab ja see on ka näiteks minule õpetanud siis sellist hästi nagu head iseenda vajaduste eest seismist, et kui sa oled sellises metsa toetavas õhkkonnas, ikkagi need inimesed, kes sinna retkele mul ka satuvad, nad on ikkagi kõik sellise, siis vaatame siis ühte suunda, võib-olla on nagu hea öelda, et keegi ei mõista kedagi hukka, et kui nüüd keegi lähebki telefoniga rääkima või kui keegi läheb ära, et see kõik on okei. Et ei pea jah tundma sellist survet, et nüüd ma pean tegema seda harjutust või nüüd ma pean seda tegema või ma pean seda ütlema, mitte midagi ei pea. Ja siis ikkagi mainiksin ka ära sellise headuse ja heatahtlikkuse, et mis siis ka looduse rüpes olemine annab meile, et olles siis teiste vastu hea, loome ka ju iseendale sellise parema maailma, kus elada. Ja vahel on okei, nagu ma enne ütlesin ka, et vahel on okei olla ka vihane, aga siis saab ju mõelda, et mida ma saan siis järgmine kord teha paremini, et olla lahkem või et olla lahkem. Siis veel üks asi, millest võiks põgusalt rääkida, on siis meie selle planeedi, mille peal me elame ja oleme, et see armastus, et kuna ma käin päris palju ise metsas, ma näen tohutult palju prügi, see on õudne, kui palju on prügi näiteks ka Lahemaa rahvuspargi territooriumil ja uskumatu, mis asjad seal on, ja need inimesed, kes seda teevad, need ei kao mitte kunagi. Täna hommikul ma nägin ühte sellist toredat pilti, või sellist ütlust, et see ei ole minu prügi, aga see on minu planeet. Et kui vähegi võimalik, et siis ka selle retke ajal, see ei ole üldse kohustuslik, aga olen näinud, et mõned inimesed korjavad ikkagi maast teiste prügi ära. Ja kui me õpetame oma lapsi, kes tulevad metsa, et mets ei ole suur prügikast, siis loodetavasti ühel päeval võib-olla on vähem neid inimesi, kes viivad oma prügi metsa. Ma käisin alles üleeile ja keegi oli visanud mingi kahelkivid lihtsalt metsa alla. Täiesti arusaamatu. Ühesõnaga ehitusprügi, mis vist... Mul on nüüd sõbranna on retkejuht ja tema käib koristamas neid RMK telkimisplatse. See on täiesti košmaar. Aga ühesõnaga, et kui näiteks et planeedi armastus, et me peame armastama seda planeeti, kus me elame, et see on ju meie kodu. Siis teine või järgmine asi, isegi teine, võib-olla see on juba 10, et kannatlikkus, et me oleme kõik kuhugi teel ja see võtab aega ja kiirustamine ei vii mitte kunagi, mitte kuskile. Ja üks mu lemmik selline ütlus on see, et inimesed tihti ülehindavad seda, mida nad suudavad aastaga korda saata ja alahindavad seda, mida nad suudavad 10 aastaga korda saata. Ja siin on jällegi meil õppida looduses siis päris palju, et loodus ju käib hästi aeglaselt, aga kõik saab tehtud. Ja jällegi, et kui seal grupis on näiteks 12 inimest ja kui sinna satub võib-olla see üle keskmise kärsitum inimene, siis tema ülesanne ongi see, et ära oodata see oma kord, mille tema siis näiteks saab jagada, kui ta soovib seda teha. Et jällegi, et metsas olles kuidagi ei saa olla kärsitu, et mul on öeldud, et mis metsateraapia, mis loodusteraapia, et ma käin iga päev seenel ja siis on pärast selline jutt, et ühtegi
seent ma ei leidnud ja kogu aeg otsisin ja tegelikult nagu ma enne ütlesin, et oluline on see teadlikkus, et kus kohas sa viibid ja kus sa oled ja alati ei pea minema mingi eesmärgiga siis sinna metsa, et võib ka niisama minna. Ja siis, kui ma Uus-Meremaal olin, siis iga kursus tegelikult, kes on seal lõpetanud praegu selle organisatsiooniga, ta peaaegu vist 700 inimest on nüüdseks, nad alati istutavad mõne puu, et kui on ka võimalik teil, et siis anda midagi siis sellele metsale tagasi, et võib istutada puid. Sellest ma juba tegelikult enne ka natukene rääkisin, selle enda eest hoolitsemine, enda vajaduste eest hoolitsemine, mis mulle ka selle loodusteraapia puhul hästi meeldib, et julgus öelda seda, mis on hingel ja mitte siis, ma ei tea, kui ma ütlen nüüd eestlaslikult kannatamine, et kas see on päris see, aga võib-olla natukene, et ikka on see, et mis see teine arvab või mis see naaber nüüd arvab, et kui ma nüüd lähen ja teen ja ütlen, et mulle ei meeldi või ütlen, et ma soovin lahkuda või et seda ka see loodusteraapia õpetab ja kuidas see saab alguse, ongi see, et on ümber selline toetav keskkond ja loodus on meid toetav ikkagi, et ta ei mõista hukka, ta ei tule sinuga kurjustama, et ta toetab meid ja kui seda piisavalt palju teha, siis jääb ikkagi siia kuklasse kuidagi see tunne, et ma olen toetatud ja ma võin enda ees seista ja ma võin öelda, et tegelikult on, et need tööülesanded ei ole minu omad või et kas ma ei saa seda kohe teha, et mul on tegelikult täna on enda aeg planeeritud, et see on hästi oluline, et me elaksime iseendaga harmoonias, iseendaga kooskõlas. Ja jällegi loodus tõepoolest toetab seda. Ja seda saab harjutada, see võib-olla kõlab naljakalt, aga meile öeldi ka, et näiteks, et kui sa soovid kellelegi midagi öelda, mis on ebameeldiv, näiteks kui sa oled juhi rollis ja sa pead kellegi koondama või sa soovid oma kaaslasele midagi öelda, mis on võib-olla natukene niimoodi, siis saab harjutada näiteks puu peal, saad minna ja rääkida puuga näiteks. Ja see tõepoolest aitab või minna mere äärde ja rääkida enne see välja kuidagi, et jällegi siis tajuda seda looduse toetavat siis atmosfääri. Ja siis mida siis ma veel soovin rääkida, on see, et inimestel võib-olla on jäänud selline mulje, et nüüd ma tulen sinna metsa ja giid nüüd hakkab mind ravima ja giid mind teeb korda ja tegelikult meie siis giididena ikkagi usume igaühe enda võimetesse, sellepärast et kõik tegelikult on meie enda sees olemas, et metsateraapia üks selline lööklause on ka see, et mets ise ongi terapeut, giid avab vaid uksed, et kõik see potentsiaal ise midagi enda heaks teha on tegelikult meie enda sees olemas ja iga kord siis, kui metsa tulla, siis seesama inimene ise valib, et millistele kutsetele ta siis reageerib ja igaüks saab seal täpselt seda, mida ta siis vajab sellel hetkel, et see, kui näiteks tulla üks päev, siis ei pruugi üldse olla nagu see nii-öelda see teie päev või see on ju päriselus ka niimoodi, et lähed teatrietendusele hästi kõrgete ootustega, panete näitlejatele ootused iseendale ja tegelikult on see, et võib-olla oli lihtsalt teil selline kehvapoolne päev ja siis tundub, et kõik on, etendus oli kehva ja üleüldse mitte midagi ei ole head, et lubada endal siis tunda selliseid erinevaid tundeid. Ja siis veel, et miks mulle meeldib, et ta on mitte sekkuv, et ongi see, et kõik on siin inimeses iseendas olemas, et lihtsalt siis peabki, et giid ongi see, kes siis aitab leida neid uksi siis või
et mida siis inimene saab ise avada, et kui ta soovib muutuda, võib-olla ei soovigi, võib-olla lihtsalt siis saabki lihtsalt 3-tunnise jalutuskäigu metsas mõnusas atmosfääris, et alati ei ole niimoodi, et kõik, kes tulevad, et kõigil on midagi viga, et see ei ole kindlasti see, et sul peab olema mingisugune vaimse tervise väljakutse või midagi, et kindlasti mitte, et see on lihtsalt uus kogemus ka näiteks, mida saada. Ja iga retk on erinev, kõik on tunnetuslik, kõik tajuvad seda erinevalt, ei ole niimoodi, et kahel inimesel, 2 inimest kogevad sarnast emotsiooni või sarnaseid tundeid. Ja siis mida see veel õpetab, ongi selline tingimusteta lugupidamine teistesse inimestesse ja teise inimese unikaalsusesse, et eesti keeles on selline tore ütlus, et ole inimene ja lase teistel ka inimene olla. Et täpselt nii ongi, et igaüks on nii, nagu ta on. Et me tihti kipume inimestena kuidagi nagu, ma ei tea, kas õpetama või suunama teisi, või et sa peaksid tegema seda nii ja sa peaksid tegema seda naa ja hetkekski nagu mõtlemata, et see on täiesti teine inimene, tal on täiesti oma lugu, ta on täpselt nii, nagu ta on, ta teeb neid asju nii, nagu tema teeb. Ja jällegi tõepoolest, ja ma võin enda pealt öelda, et see metsas viibimine ja selline iseendaga olemine ja enda sellise, ma ei tea, kas rahu leidmine või mis iganes, et see tõesti toetab ja palju lihtsam on näha teisi selle teise nurga või nagu teise nurga alt, et igal mündil on ju 2 poolt, et ei maksa teisi kritiseerida ja ei maksa kuidagi nagu enda selliseid soove ja tahtmisi siis peale suruda. Ja jällegi, et kuidas see siis kõik on võimalik ja ongi võimalik see, kui pea on klaar. Kui me oleme adekvaatsed, kui meil on selge mõistus, kui me saame aru, kes me oleme inimestena, mida me tahame ja kuhu me oleme teel ja siis meil ongi nagu rohkem aega ka tegeleda iseendaga, mitte teiste probleemidega, mitte teiste muredega, mitte selle naabri omaga ja mitte isegi sõbranna omaga, et oluline on mõelda omi mõtteid ja veel tuletan meelde, et on okei eksida, et meil on okei eksida ja ka nendel teistel inimestel meie kõrval, et see on okei, et ei saa niimoodi, et kogu aeg, et kõik peab olema õigesti tehtud ja joone pealt, et võime siis lubada iseendal eksida ja ka teistel ja jällegi loodusteraapia aitab. Ja kuidas siis see metsateraapia retk siis välja näeb, et nagu ma ütlesin, et toimub selline meelte avamine, et avatud meeltega kui inimesel on meeled avatud, siis tal on pea on selge, ongi adekvaatne, ta mõtleb selgelt, teeb selgeid otsuseid ja olen teinud, need grupid on maksimum 12 inimest, mis siis võiksid olla, mida väiksemad nad on, seda toredamad minule tundub. Ja esimese asjana, mida me siis tavaliselt teeme, on selline maharahustamine, iseenda maharahustamine, toimub selline rahustav hingamine, kes tuleb töölt, kes tuleb koolist, kes tuleb trennist ja siis ühesõnaga proovime natukene hingata ja siis maha rahuneda. Ja nagu ma enne ütlesin, et toimuvad siis sellised jagamise ringid ja see on ka vabatahtlik, et igaüks siis võib öelda või siis ei pea ütlema, et mida ta siis pärast mingit harjutust siis tundis, et selline ühe lausega või ühe sõnaga ükskõik. Ja siis see vahemaa või see distants, mida siis tavaliselt selle metsateraapia retkel läbime, on võib-olla isegi kilomeeter ainult, et nagu ma ütlesin, et see on kõigile
jõukohane, et see ei ole selline jõutreening ja kiirustamise treening. Et ühesõnaga teeme seal selliseid erinevaid meelerahuharjutusi. Üks on näiteks see, et vaatame, mis meie ümber siis liigub, et kas seal on mingid putukad või vaatame, kuidas pilved taevas edasi liiguvad. Neid kutseid on sadu, et kui mina Uus-Meremaal tegin oma lõpumatka, siis minu gruppi sattusid sellises kuldses eas prouad, kes olid hästi skeptilised, ütlesin, mis asja, me oleme terve elu elanud siin imekauni looduse keskel, no mida sa nüüd siis tuled ja räägid meile, mida sa siis nüüd ütled ja mis me peame tegema. Ja siis vähemasti üks proua, kui oli meil see lõpu jagamine, pärast on veel tee joomine ja suubistud, selle lõpu jagamise ajal ta hakkas täitsa nutma ja ütles, et ta vist viimati oli pikal ja vaatas pilvi siis, kui ta oli väike tüdruk. Ja tõepoolest, et see aitab äratada meis ka sellised lapsepõlve mälestused, et lapsed on hästi uudisilmulikud ja lubavad endale avastada maailma ja kui me kasvame üles ja saame täiskasvanuks, siis tihti on see, et me paneme ennast ise mingisugusesse kasti või mingisugusesse piiridesse, et me ei tee seda teist ja kolmandat või et see on lapsik ja see on jah, kuidagi nagu me ise nagu loome endale reeglid, mille järgi me peame elama. Mitte keegi ei ütle ju, et pilvedesse vaatamine on kuidagi lapsik, et me ise ütleme seda endale. Ja siis need prouad olid kõik väga, väga tänulikud lõpus ja ütlesid, et nad nägidki loodust täiesti teise pilguga. Nad nägid pilvedes, kes nägi seal oma lapselast, kes nägi seal, ma ei tea, oma esimest koera. Et sellised lihtsad asjad, et see ei ole siin mingisugune suur teadus või selline suur akadeemiline teadus, et need on tegelikult lihtsad asjad ja nagu enne ka Edvard ütles, et tõesti selline juurde tagasi minek, et tänapäeval on neid muresid nii palju, niigist ja kogu see tehnika virvarr, et telefon teeb piiksu ja arvuti ja laptop ja me istume kogu aeg niimoodi ja me ei märka isegi, kes meie vastas istub kohvikus ja seda on liiga palju. Minu hinnangul. Ja see retk kestab siis kokku kuskil, oleneb kui palju inimesi on, alati siis 2 tunnist, 2-3 tundi võib ta kesta kokku ja lihtsalt see ongi selline turvaline ruum ja turvaline aeg iseendale, kus sa saad olla nii, nagu sa oled. Mul käis üks naine, kes ütles, et ta ei mäleta, millal ta viimati oli 3 tundi nii, et ta mitte midagi ei teinud, et ta lihtsalt oli. Et tal on igapäevaselt ta toimetab lastega ja siis tal on koer ja abikaasa ja muud toimetused, ja ta oli tõesti pisarateni tänulik, et ta mõtlesin, et tegelikult ta peab tänulik olema ise endale, et ta võttis endale selle aja. Kui ma räägin veel selle ära, et kui me muidu teame, et on 5 meelt, siis metsateraapias on 11 meelt, et on siis nägemis, kuulmis, haistmis, kompimis ja maitsmismeel, siis on ruumiline kehataju, see tähendab seda, et kui me näiteks paneme silmad kinni metsas, et siis me saame ju aru, kus mu käsi on ja kus mu jalg on. Siis on siseärritustele reageering, see on see, et kui me saame aru, et meil on näiteks näljatunne või me peame tualetti minema, siis on peegeldav tunnetus, näiteks, et kui me istume rahulikult ja mingi lind näiteks tõuseb meie kõrvalt lendu ja siis kuidas ta tiivad seal teevad seda häält ja siis meil käib nagu selline jõnksatus võib-olla ka kõhust läbi. Siis on keharadar, see on see, mis meid siis suunab, et me teame, kuhu poole minna, et kas me nüüd lähme seal metsas vasakule või paremale või päriselus ka, et kas me nüüd lähme öisel tänaval mööda seda teed või me lähme mööda teist teed, et see siis suunab meid. Siis on imaginaarne tunnetus, see on selline siis ettekujutus, et see kaldub ka natukene sinna animismi poole, et näiteks, et võime siis ette kujutada näiteks, et puud räägivad meiega või et see lind ütles mulle midagi, aga see tuleb ka ju sellest vanadest eestlastest, et issand jumal, nüüd on väga hästi piinlik, mis selle linnu nimi on, kes ütleb, et siit ei tohi võtta mitte kes on see lind? Kristjan, kes see lind on?
metsvint või? Metsvint jah, just. et see on ju ka tegelikult see imaginaarne ettekujutus, et me kujutame ette, et see lind räägib meiega, no et seda on siis siin praegu silmas peetud. Ja siis see südametunne, see on see tunne, et me oleme siin ja praegu ja me oleme adekvaatsed ja me saame aru, mis meiega toimub ja me keskendume ja oleme päriselt kohal, et kui me saame kellegiga kokku, siis me oleme päriselt kohal ja saame aru, mis toimub ja kuulame, mida teine inimene räägib. Ja siis need on need meeled, mis siis peaksid või võiksid siis mingil hetkel selle retke käigus siis avaneda ja et avatud meeltega me lubame endal ka rohkem kogeda ja avatud ja siis on meie süda avatud ja me tegelikult kogeme rohkem ja me lubame endal rohkem ja me elame rohkem tegelikult. Ja korraks vaatan kella, 47, et ma loodan, et üks päev on ka Eestis siis nii, et näiteks vaimse tervise spetsialistid soovitavad siis seda ühe sellise abistava tegevusena, et praegu ma tean, et on Šotimaal ja Jaapanis ja Ameerikas on, kus siis arstid, Jaapanis on see, et seda viivad seal läbi tõesti ainult siis arstid. Et nüüd siin Euroopas ja Ameerikas on siis selle sama, kellest ma enne rääkisin, selle ameeriklase nägemus ja siis seda kontseptsiooni siis viivad läbi giidid, nagu mina. Ja siis tahan veel seda öelda, et kui ma enne rääkisin sellest vaimsest tervisest, et siis ma kasutan praegu ära ka võimalust ja teen natukene reklaami, et alates 10. septembrist hakkab ETV-s jooksma uus saatesari Selge pilt, mis räägib vaimsest tervisest. Mina olen üks selle saate loojatest ja olen selle saate produtsent ja ma soovitan kõigil vaadata, et seal proovime kummutada siis erinevad müüdid, et näiteks, et antidepressandid tekitavad sõltuvust ja depressioon on inimesele endale külge mõeldud ja see, et kui sul on ärevus ja sa oled mees, siis teine mees kõrvalt soovitab, et mine võta pits viina ja pea aru, et kummutame selliseid müüte ja see on selline toreda ülesehitusega, et meil on iga saade on erinev teema, et ongi depressioon, ärevushäired, bipolaarsus, alkoholisõltuvuse häire, 8 saadet on tehtud. Ma ei mäleta praegu kõike peast ja igas saates meil räägib üks tore inimene siis enda vaimse tervise väljakutsest, üks kuulus inimene, kellel on siis sama mure ja räägivad Eesti tippspetsialistid, psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid. Et ma kindlasti soovitan seda vaadata, et see vaimne tervise teema on meil Eestis ikka veel natukene selline tabuteema ja kuidagi lükkame selle vaiba alla ja tõesti, et soovitame sõbrale, et ole ikka positiivne ja mõtle positiivselt ja ära ole nii negatiivne ja tegelikult depressioon on samasugune haigus kui, ma ei tea, mis on sama, ükskõik mis haigus on. Et see ei ole kuidagi ise mõeldud endale ja ärevushäired ei ole ka kuidagi ise mõeldud endale külge, et seal on teised faktorid mängus. Ja siis põhimõtteliselt nagu ongi kõik, et mis ma siis veel oskan öelda, et minge metsa kõik ja võite proovida seda, et kas see kuidagi toetab teid või kas see aitab teid, et ma enda pealt võin öelda, et see tõepoolest aitab, aga ei tohiks mingisuguseid suuri ootusi nüüd endale panna, et nüüd ma lähen ja kõik saab korda ja niimoodi, et lihtsalt, et pea oleks klaar, et see on minu meelest kõige olulisem ja see metsaõhkkond tõesti, veel kord toonitan, et aitab avada seda enda südant, et oleks, et kui me rohkem oleme heatahtlikud ja siis on ju maailm palju parem paik. Ja üks asi veel, mul tuli praegu meelde, mis ma tahan öelda, on see, et mida veel see aitab, on see, et me ei võta, et me võtaks vähem asju isiklikult. Et kui näiteks auto sõidab mööda ja pritsib meid täis, mis me mõtleme, ta tegi seda meelega.
või et poemüüja ei teenindanud mind piisavalt kiiresti, ta teeb seda meelega. Tegelikult see ei ole nii, et meid on peaaegu 8 miljardit inimest, et alati ei juhtu need asjad, või need asjad lihtsalt juhtuvad, et need ei ole meiega seotud kuidagi, et jällegi see loodus kuidagi, ma ei tea ise ka täpselt kuidas, aga toetab seda, et saab asju võtta vähem isiklikult. Ja ma soovin teile kõigile head päeva, ma olen tõesti südamest tänulik, et te tulite täna siia ja veetsite selle tunni ja kui te soovite lugeda selle kohta, siis eesti keeles väga palju infot jätkuvalt ongi need 2 raamatut. Siia on kirjutanud Valdur Mikita eessõna ja see on siis ainult sellest Jaapani Shinrin Yokust, sellest metsakümblusest ja internetis on neid teaduslikke artikleid, kõik on inglise keeles, et kellel on vähegi võimalik, et siis võib lugeda neid. Ja kes soovib midagi minu käest küsida, siis võib mulle kirjutada või Facebookis ühendust võtta või helistada või ükskõik, et olen olemas. Suur tänu teile, head päeva! Küsiks ka ikkagi veel, et Olgu? On küsimusi kuulajatest? Kas see metsateraapia on rohkem individuaalteraapia või grupiteraapia? No ta võib olla nii ühte kui teist, selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et mets ise ongi see terapeut, et ma olen teinud ka ühele inimesele, aga ma olen teinud ka 10 inimesele, et see ei ole nüüd niimoodi, et me ei pea hakkama seal rääkima või keegi ei räägi, et mis nagu viga on või et tere, et nüüd mina olen Mari ja minul on ärevushäire, et selliseid asju ei ole seal, et see erineb täiesti sellisest siis teaduspõhisest teraapiast, või näiteks teaduspõhisest grupiteraapiast või Ameerika filmidest nähtud sellest anonüümsete alkohoolikute kogunemisest, et tere, mina olen nüüd see ja mina olen alkohoolik, et sellist asja seal ei ole. Et see on selline omaette olemise aeg ja nagu ma ütlesin, et see, mis meil kõik on siin sees tegelikult ise olemas. Et ma ei tea, kas saite vastuse? Jah, palun. Kui ma nüüd metsa lähen, et kuidas, kui ma ise endale seda teraapiat teen, et kuidas see protsess hakkaks pihta, et kuna see keskse sõna on see, et see on teadlik metsas viibimine, siis keskmine inimene suudab kas 30 sekundit olla teadlik, et sa jälgid midagi, siis hakkad mõtlema, et kas emailid on vastatud elektriarvel, kas tuntad teistmoodi tehniliselt ja nii edasi. Et kuidas ma tulen tagasi sinna selle teadliku olemise juurde, või kuidas ma endale ise mingit ülesandeid loon või kuidas ma seda protsessi läbi viin seal ja kas või pool tundi. Aitäh. No esimene asi on see, et mobiiltelefon tuleb välja lülitada või koju jätta, aga siis peab minema sellisesse kohta, mis on tuttav, et ära ei eksi. Et see on esimene samm ja tegelikult ma tahaks öelda, et esimene samm on see, et võiks minna esimene kord giidiga metsa. Aga jah, tõesti, et esimene asi on see, et me kas või jõuga jätame selle mobiiltelefoni koju ja ei pea võtma, et nüüd ma olen pool tundi või nüüd ma olen 10 minutit, et ma olen nii kaua, kuni ma täna jaksan olla, kas või 1 minut, kui ma muidu võtaksin selle telefoni, aga ma olen minut kauem. Mina näiteks hakkasin niimoodi jooksmas käima, et maikuus ma mõtlesin, et nii, nüüd ma jooksen sellest puust sinnani. Ma jooksin 200 meetrit ja ma lihtsalt ei suutnud rohkem. Ja siis ma hakkasin käima kõndimas ja tänaseks ma jooksen juba 5 kilomeetrit. Ehk siis tuleb, et see võiks olla selline nagu eesmärgitu eesmärk, et ma ei võta endale eesmärgiks, et nüüd ma täna lähen ja olen seal tund aega ja ma ei tee mitte midagi. Lihtsalt, et ma täna lähen välja, ma täna lähen näiteks jalutan pargis ilma mobiiltelefonita ja kui sa tõesti suudad nagu nii palju teadlik olla, et jah, selle hetke ära tabada, et nüüd ma nagu tahaks Facebooki postitada, aga ma praegu veel ei postita, ma näiteks kõnnin veel natuke aega edasi ja siis ühel hetkel nagu ma olen tõesti kindel, et võite olla, ma ei tea, tunde niimoodi, et ei vaata oma mobiiltelefoni ja ei mõtle nende elektriarvete peale. Lihtsalt jälgin loodust. Lihtsalt tuleb loodust jälgida, jah. Loodust jälgida ja iseennast võib-olla, alustada iseendast, et iseennast jälgida.
et kõigepealt iseendast nagu teadlikuks saada, et ongi, et ma ei võta seda telefoni ja ma kõnnin praegu edasi ja ma olen praegu siin ja mul on jalas need, ma ei tea, kummikud ja ma tänan ennast, et ma tulin siia ja rääkida iseendaga nagu iseennast maha rahustada, et kui see retk algab niimoodi, et mina nagu ütlen ette, et nüüd hingame sisse 5 sekundit ja 5 sekundit välja, siis võib-olla ise on seda nagu keerulisem teha, aga võib proovida niimoodi. Ma ei tea, kas oli... No, on veel küsimus, siin oli veel, jah? Ma tegelikult sain vastuse, aga mu küsimus oli see, et tegelikult neid metsaretkesid ja asju tehakse juba viimasel ajal väga palju, neid retkejuhte on palju, et kas siis selle tavalise metsaretke ja metsateraapia erinevus ongi need harjutused, siis tegelikult kui nagu metsa minnakse sellega retkejuhiga, tema ju ka ütleb, et nüüd me oleme siin ja need on need ja et see nagu teadlikult oled seal metsas, et kas siis see metsateraapia on nagu just nende harjutuste. Jah, just nimelt, et kuna ma ise olen ka ju lõpetanud Luua metsanduskooli retkejuhi eriala, et see on jah midagi muud, et see on ikkagi nagu inimesed tulevad sinna ka, seal mängib ka rolli see füüsiline koormus, mis näiteks sellest saadakse, ja kõnnitakse hästi kiires tempos, läbitakse mingi kilometraaž, jutustatakse teineteisega. Ma olen olnud ise osaline ühel retkel, kus ma sain teada kellegi Jüri ja Tõnu ja siis seal oli veel mingisugune naisterahvas nende armu kolmnurgast, et see ongi nagu see vahe, et esiteks seal ei ole nagu seda kilometraaži taga, sa saad vaikselt kulgeda, me ei lähe punktist A punkti B isegi, et see on lihtsalt selline nagu hästi nagu rahulik ja mõtestatud ja hingestatud, et seal ei ole ja nagu jah, seal ei ole, sul ei pea olema mingisugust seljakotti ja retkejuht tavaliselt räägib hästi palju loodusest ja mis sa seal muidu müttad on, et räägib loodusest, räägib puudest, taimedest, lindudest, et mitte midagi sellist selle metsateraapia retkel ei ole. Et muidugi sa võid küsida, mis puu see on, kui ma tean, ma vastan. Aga jah, sellist nagu seda infoküllust ei ole, mis siis ütleme tuleks selle tavalise retkega, mida tõesti väga palju tehakse ja teil on õigus, et retkejuhte on Eestis tohutult palju ja igal aastal see Luua metsanduskooli retkejuhi eriala läheb väga populaarseks. Sellel aastal oli seal lausa kas 6 või 7 inimest oli, seal oli 14 inimest vist kohale. Ma võin nüüd eksida, seal oli tohutu hulk inimesi ühele kohale, et see on tõesti väga populaarne, aga selliseid, ja ma tean, tegelikult tehakse mingisuguseid selliseid, ka selliseid vaikuse retki või midagi, aga lihtsalt, et see, mida mina teen, et sellel on kindel selline ülesehitus ja ka selline siis teaduslikult tõestatud, et see tõesti aitab, et kui sa seda regulaarselt teed. Et seda jah, tavalise retkejuhiga neid sõpradega metsa minekud, et need on jah üks asi, et jah. On veel küsimusi? No ma võin võib-olla nii palju lisada, et ütleme täieliku uhikuna metsateraapia suhtes, aga mis on siis välja öeldud kirjanduse poolt, et üks on see vaimne tervis, eks ole, millest oli juttu. Ma ei tea, kas meil Liiansa nõustub sellega. Et vaimse tervise pool ilmselt seal ongi aja mahavõtmine, nii-öelda iseendaga olemine, võib-olla mõtete selginemine. Siis öeldakse, see on siis üks, siis teine, mis on, eks ole, kui me ütleme haiguste peale, on ikkagi kardiovaskulaarset ehk südame-veresoonkonna haigused, et südame-veresoonkonna haigused, et ta on nii-öelda surmapõhjus number 1 maailmas ja metsateraapiaga siis parandab seda südame-veresoonkonna tööd, ta langetab ka vererõhku, ilmselt võtab maha, see on nüüd minu spekulatsioon või hüpotees, et võtab maha ilmselt siis selle ärevuse, vererõhu, et ta toimib selle süsteemile väga hästi. Nüüd, mis veel kolmas aspekt juures, millele tasuks ka väga mõelda, on siis vähk. Ja ilmselt te teate, et Kuressaare haigla siis on seda teed minemas, et me loodame nüüd lähikuudel hakata pakkuma ka keemiaravi koha peal koos Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogidega. Et tõenäoliselt siis me hakkame nägema ka rohkem neid patsientel, kellel kahjuks see pahaloomuline haigus on, et kuidas nad siis taastuvad ravist ja mis oleks siis toetavad tegevused selle õudse raviga seoses.
ja mis puudutab nüüd metsateraapiat, siis on näidatud, et metsas käimine parandab immuunstaatust ehk immuunsust, tõstab immuunsust. Muidu see tähendab see, et sa lähed paljalt metsa ja on +10 kraadi ja külmetad ära, et peab olema ikkagi adekvaatselt normaalselt riides, aga metsas olemine tõstab immuunsüsteemi ja kui nüüd jälle sukelduda internetiavardustesse või teaduskirjandusse, siis kindlasti leiate publikatsioone, et näiteks ühed rakud, mis nagu paranevad, on naturaalkillerrakud. Ja kui on määratud veel immuunmarkereid, siis nad kõik lähevad metsateraapiaga, no mitte kõik, aga osad nendest lähevad kindlasti paremaks. Ja mis metsateraapias võib-olla veel tuuakse juurde, et tegelikult see on juba läbi käinud, et need meeled, mis avanevad, eks ole, et on ju alati see metsakohin ja metsalaul ja minu meelest väga mulle meeldis Fred Jüssi film metsast, et eks ole, et lihtsalt ära tee midagi ja kuula. Et need metsahelid, ütleme, või metsavaikus isegi, kuidas ta nimetas seda, metsavaikus, et sa tõesti jätad kõik sellise stressi või mis nagu koormab mingiks hetkeks maha või mõneks ajaks ja kuulad seda vaikust. Ja sest tunnetus, eks ole, igatepidi. Ning ei ole nüüd mitte nii-öelda see tuul ja pind, ehk imapind on ka väga tähtis, aga metsas on ka need aromaatsed õlid, mis sealt lehtedelt ja puupoortelt ja igalt poolt tulevad, et see ka veel ilmselt mängib rolli. Et ma arvan, et sellise metsavõlu ja tervendavad võimed me siis nagu võiksime uuesti avastada. See ei tähenda nüüd seda, et kellelgi on diagnoositud ja ta ütleb, et ma mingit ravimeid ei tee üldse, ma lähen ainult metsa ja see ei tähenda seda. Aga et nii-öelda tuge saada metsast, et ma ütleks selle peale, et miks mitte, et kui selline võimalus on, siis kindlasti tasub proovida, et mis on nagu teaduslikult tõestatud, et kui inimesed saavad pahalaarmuse kasva ja siis nende füüsiline aktiivsus suureneb sellel ajal, nad hakkavad kas trenni tegema, jooksma või käima, siis nende selline kaugtulemus selle vähi suhtes on parem. Nii et kasutame, ma arvan, et võiks kasutada kõiki, mis meil on nii-öelda võimalik kasutada enda tervise tõstmiseks, ka vaimse tervise tõstmiseks, et seda tasuks täitsa proovida. Aga minul on viimane küsimus, kuidas me siit edasi saame minna, et kas on meil tulemas mingi retk või jah? Päris retkene. Jah, ma ei tea, praegu siis peab kokku leppima ja mõtlema, et mingisuguse jälle kuupäeva välja pakkuma. Et ilmselt siis see peaks olema mingi nädalavahetuse päev, mulle nagu tundub. Tahaks küsida, et seenelkäik ja mustiga korjamine ja metsateraapia, et kas see on nüüd teraapia nagu üldisem ja need on nagu niisugused niši võimalused või võib seda öelda, et kui ma lähen seenele ja mustikale, et sisuliselt ma tegelengi või võtan selle metsateraapiaga? Võib küll öelda, jah, tegelikult küll, et emotsionaalne pool ka nagu juures seal veel. Jah, ei tegelikult ikka loomulikult, et kui selle tegevuse ajal ongi mõtted ei rända ja mõtted on seal selles ühes hetkes, et ikka loomulikult, et jah, ikka jah. Vastus on jah, et see seenelkäik ja marjulkäik ja meestel kalapüük, et mis iganes, mis on selline nagu tegevus, kus sa keskendud, kus sa jah, oled keskendunud siis ühele tegevusele, et su mõtted ei lähe rändama, et ma ei tea, et palju siin on öeldud, et kas ma ei tea, inimesel on 30 000 mõtet vist võib päeva jooksul pähe tulla, et see on meeletu hulk lihtsalt. Et jah, ükskõik mis selline tegevus, et seda võib jah nimetada siis ka selleks metsadele. Mulle tundub, et see Jaapani metsakümblus tuligi sellest, et nad ei liiga urbaniseerunud ja absoluutselt, siis nagu uus võimalus, et mulle tundub, et me oleme nagu teisel tasandil, et meile on see kuidagi, vabandust, ma arvan siiski väga loomulik.
absoluutselt on see loomulik, aga see on või noh, ütleme, et tänasel päeval see on natukene hääbumas ikkagi, et Saaremaal võib-olla, jah, et teile või ma mõtlen nagu saarlastele on see võib-olla nagu palju loomulikum, aga mandri inimestel ei ole see loomulik, et minul on küll ümber väga palju inimesi, kes käivad metsas ja kes tegelevad sellega, lihtsalt, et on ka väga palju neid inimesi, mitte mu kolleeg, et kes tõesti ei tee seda, et miks ma nagu, või noh, ma rääkisin ka just, või enne rääkisin sellest, et see esivanemate austamine ja see, et on, noh, ma usun, et teile on see loomulik ja ka väga paljudele teistele, aga siin kasvavad peale põlvkonnad, kes lihtsalt istuvad seal telefonis ja nad ei tea ja kui küsida, et mis lill see on, siis nad ütlevad, et see on ilus lill ja mis puu see on kuuse kohta, et see on suur puu, et jah, äge puu. jah, äge puu on ja või äge on ja siis tehakse edasi, et seda peab propageerima, et enne kui on hilja, et meil kasvab peale põlvkond, kes ei tea metsas käimisest mitte midagi, et marjad tulevad Selveri sügavkülmast ja ma ei tea, noh, seened tulevad ka kuskilt supermarketist, et seda sellepärast ma tunnen, et sellest peab rääkima ikkagi ja sellega peab tegelema, et meil ei tuleks jah, et ei jääks nagu vahele üks põlvkond, kes ei tea mitte midagi metsast ja loodusest ja loodusega kooskõlas elamisest ja. Veel küsimusi? Siis loodame varsti saada info, et millal on siis võimalus nii-öelda teadlikult metsa minna, vähemalt teise pilguga, et kui oled ise käinud, et miks mitte seda proovida ja siis, nagu öeldakse, oma silm on kuningas, iseenda kogemus, et miks mitte seda kogeda. Jah, et kui iga päev näiteks käia ühte seda sama rada, et või näiteks ma toon veel kiirelt näitena, et Uus-Meremaalased, nad ju käivad iga päev tööle või Islandi inimesed, et nad lähevad, lihtsalt sõidavad ja nad ei ole niimoodi, et vau, et nii võimas loodus, et see, mida me iga päev teeme, see saab meile selliseks rutiiniks ja see on tavaline asi, et me ei oska märgata, et võib-olla see metsatee, mida ma iga päev käin, et kes seal tegelikult elab ja mis puud ja mis taimed seal on ja et me jah, et see just see aja võtmine, aja maha võtmine, mis tahtsin öelda. Ja, sest ma ei tea, ma võin eksida, aga minu teada Inglismaal osad arstid kirjutavadki terapiaks loodusesse minek. Ja loodusesse minek on ka kirjutatud, ravi ongi, et sa pead minema loodusesse, et on aga võimalik, et me jõuame ka siin varsti selleni, et ongi teraapia kirjutaksegi, et loodusesse minek, nii et vaatame, kuidas selline suundumus siis Eesti meditsiini jõuab või kas jõuab või kui jõuab, siis mismoodi ta jõuab. Et üks meil saates osaleja, üks meesterahvas ütles, et kui tema hakkas käima, ma nüüd ei eksi, kas siis kliinilise psühholoogi või psühhiaatri juures, esimene asi, mida see spetsialist oli talle öelnud, oli see, et iga päev mine jaluta tund aega. Et noh, ma ei tea, see nüüd ei ole päris see kirjutamine, aga selline toetav tegevus või soovitus, et ja siis ta mõtles, kui ta on näitleja, et kuidas ta leiab selle tund aega ja ta leidis selle tund aega ja ükskõik, et ütles, et novembris vihma sadas ja oli hästi pime ja ka ta läks ja leidis ja see tõesti aitas teda, jah. Okei. Aga aitäh! Ja aitäh! Ja minu poolt ka, suur tänu teile ja kõike head! Kena õhtut!